meil on campervan ning me oleme Kreekas ning täna me alustame ühte väga lahedat roadtripi vlogi. Meil on vaadatud välja ühed väga vahvad kohad, kuhu me lähme. Aga ausalt öeldes me ei tea, mis siin videos hakkab saama, sellepärast et roadtripid on väga ettearvamatud. Üks sõjaväevend. Lained on siin ümber päris suured. Ma pole väga ammu Kreekas sellist ilma näinud. Ongi jälgu! Lähme roadtripime nüüd. Tšau, me peaaegu jõudsime siia ühe campsite'i juurde, aga siis ta läks väga näruiks. Aga edasi me minna ei saanud, ümber ei saanud ka pöörata, nii et nüüd tagurdame. Siin on siis väike kaamera. Siit ma näen ka natukene. Ja sealt peeglist. Jou, oleme jõudnud siia ühte kohta. Jeesu, ma ootan neid. Jõudsin ühte kohta. Päris mõnus koht on suur parkla ja nüüd me hakkame siin tegema läätse kanasuppi. Meie õhtusöök hakkabki valima, siin on meil läätsed, kartulporgan, maitsvad muud asjad, tomatisupi sees ja siis siin kõrval. See on minu retsept, ma ise mõtlesin selle välja, et teate, kui palju on läätsedes volku. Siin on läätsed 250 grammi. Ja see kokku mingi 75 grammi valku. Ühesõnaga, mis ma tahtsin teile rääkida, on see, et vaadake, siin on nuudlid, mega mõnusad aasiapärased nuudlid. Ja teate mis? Üks meist saab täna väga maitsvat toitu. See olen mina, sest ma lisan sinna nuudlid. Ei, see olen mina, sest ma ei riku seda imelist rooga mingite kiirnuudlitega. See on siuke söök, millele kiirnuudlite lisamine teeb selle lihtsalt 2 korda paremaks. Oi. Mis teie arvate? Kui hea. Ta on nii maitsekas. Ja kui kasutada veel kanakintsu, siis kana ei lähe selliseks nätskeks. Hakkame sööma. Ka nuudleid, kõike. Ma ei ole seekord loll, et ma panen selle suhu ja hakkan seda asja tegema, nii et ootame natuke. Later. Väga maitsekas. Kõik on balansis. Ja need nuudlid, need väga sobivad siia väga hästi. Mega hea. Täpselt selline roog, mida sa sööksidki sügisel ja talvel. Ta on nagu kallistus. Nüüd, mina loen. Nüüd on meil aeg võtta väikene treat, sellepärast mis on üks päev ilma väikese treatita. Ja see on apelsinikeeks. Ta on nii moist. Suus sulav, ta lihtsalt kaob su keele peale ära. Ta on nii mahlane, aga ta ei ole liiga magus. Ei väga maitsev. Kell on saanud nüüd 21:51. Mina siin hetkel olen vaadanud droonifooti läbi. Maia seal taga loeb. Lähme nüüd tuttu. Näeme hommikul. Tšau! No nii, aeg on võtta eestlase julgus kokku ja minna ujuma. Päris külm on, aga me ei saa ju siin Kreekas seda sooja merd raisku lasta. Ausalt öeldes ma tõesti ei taha seda teha, aga 2 põhjust, miks ma seda teen. Sest et kui me lähme siin kuu aja pärast tagasi Eestisse, siis meil tuleb järgmine talisuhtlushooaeg. Seega tuleb ennast karastada. Ja teiseks, sellepärast, et sellised asjad, mis sulle ei meeldi, selliste asjade tegemine jääb meelde. Esmalt sukeldudes ma nägin selliseid vahvaid peenikesi kalu. Ja siis ma otsustasin minna natukene sügavamale, kust ma leidsin sellise kala. Ma ei ole elus varem sellist näinud. Hommikune supp. Nüüd ma tunnen ennast nagu õige eestlane. Siin Kreekas on Eesti ilm tulnud ja nüüd oleme õue ilma nautima. Oleme autole hääled sisse löönud ja nüüd on meil vaja otsustada, kuhu me edasi lähme.
Lähme siis Aeropolisse või? Jah. Aeropoli kreeka keeles tähendab nagu õhulinn, sest ta on hästi kõrge. Aga ilusid droonišotte kahjuks me täna teile ei tee, sest vihma sajab. Minu arust see mai poolsaar, kus me praegu oleme, on minu arust täiesti teistsugune Kreeka. Siis kui me ka varasemalt siin mu perega olime, siis ma olin täiesti üllatunud, sest kui ma mõtlen ise Kreeka peale, siis ma mõtlen näiteks valgete majade või kitsaste linnatänavade peale. Aga siin täiesti väga paljud majad on välja nagu pisikesed kimbused. Ja need on muidugi sellised liivavärvi ja nagu täiesti teistsugune minu jaoks. Me peatsime ühes Gerolimenase külakeses, mis oli täitsa Mani poolsaare tipus. Ja küsisime ka kohalikelt, et miks need kõik majad nagu sellised välja näevad. Ja kohalik rääkiski, et kuna kogu aeg oli oht, et võivad rüürata näiteks türklased. Kui türklased tulevad, siis ka PÄM! Või mingid muud inimesed, siis majad ehitati kindlused. Tegin siin väikese peatuse, et imetleda seda mega ilusat vaadet ja et seda ka teile loomulikult näidata. Ta on lihtsalt kena, aga lähme tagasi autosse, sest et autos on soe. Mihkel, mis sa just küsisid? Küsisin, et kas see on mäe otsas asuv küla, kuhu me lähme. Ma just rääkisin, et selle linna nimi on ju Aeropoli. Otse tõlges tähendabki õhulinn. Nii hea on reisida hooaja välisel ajal. Ühtegi turisti ei ole. Mu jalad on läbimärjad, aga me jõudsime ühte toredasse kohta. Seega valime nüüd siit midagi, mis tundub hea ja mõnus, vihmasele ilmale sobilik. Teate, kuidas te tunnete hea restorani ära, kui omanik on suur? Nagu te näete, siis tellisime seasuflakit koos kartulite, saia ja tsatsitiga ning sõime seda siis seal. Väga maitsev. Siis jooksime vihmast tagasi meie auto juurde ning sattusime pagarjärisse. Kreeka pagarenid on tõeline vaatamisväärsus ning vaatasime seal igasuguseid küpsiseid ja asju, aga meile silma jäi just see. Ugatsala kreema on põhimõtteliselt selline kreemipirukas ning Kreeka lõunapoolses osas ning Kreeka saartel seda leidub pigem vähe, eks ma olen väga üllatunud seda leidus. Mina olen väga suur bugatsa armastaja. Mulle väga meeldib kreemipirukad üldse ja bugatsa on next level. Väga hea. Tavasja peale panusi tuhksukrut, kaneeli. Põhja-Kreekast tükeldatakse ta veel sellisteks pisikesteks tükkideks ära ning sa sööd seda ju sellise hambatiku või kahvlikesega, aga niimoodi on ka väga maitseda. Ja sellisel vihmasel, eestipärasel ilmal, siuke Kreeka soe bugatsa, siuke väga mõnus asi. Nüüd me jõudsime vana amfiteatri juurde. Seest ta näeb nii ilus välja, et väga isegi võib-olla ei taha väljast minna vaadata. Juba tekib ettekujutus, kuidas siin vanad kreeklased vaatasid narre, üks sõjaväevend. Mihkel, liigume. Hello. You have to leave because it's a military base. Oh, okay. Yeah, we were just watching the... Yeah, I know, but it's a military base and you can't be here. Okay, we'll go. All right, thank you. Bye. Bye. Mihkel, tuleb filmi. Let's go! Lahkume! Appi! Iga kord, kui mingi selline asi juhtub, et keegi tuleb meile ütleb midagi, siis Mihkel actib so chillilt nagu, et okay, we will go. Ja ma olen nagu mingi full paanikas, nagu oh my god, lähme! Seal on just silt. Photographs are prohibited. Aga kui sa seda pronouncida ei oska, siis ega seda ei loe ka väga. Prohibited. Kuidas ütled siis? Ei no, prohibited, jah. Prohibited. Nagu kondeks. Prohibited. Ütleme nii, et on jah, nagu ilus linn nagu piltidelgi, ainult et natukene koledam, kuna on kole ilm, aga üldiselt täitsa jah, on kena.
seal on kaks hästi nunnud last ja ma just ütlesin Miklele, et tahaks neile nii väga kommi pakkuda. Nagu see kõlab nagu nii imelikult, ma kutsun nad mingi suurde bussi, tulge lapse, võtke kommi. Aga nad on nii null, ma tahaks nii väga neile mingi küpsist või mingi kommi pakkuda. Nad on nagu tunduvad sellised lahedad hipilapsed. Mega nice truck. Suured reffid sellega, sa võid kõikjalt liivast, värgist, särgist läbi sõita ja siis need kaks natukene väiksemad, aga hipimad. Need on ka väga armsad. Muidu sükese kämpimise juures on väga oluline jõuda nendesse kohtadesse päevavalgel. Sellepärast, et siis sa saad endale hea koha valida. Meie saime väga hea koha. Seal on privaatne, aga nüüd ma vaatan, et sinna tuli juba järgmine auto ja siis tema sai väga palju kehvema koha. Et siin selle ämbri sisse me oleme ise ka varem korduvalt astunud. Oh my god! Nagu full on shipwreck. Ühesõnaga ja, sinna me lähme kindlasti snorgeldama, exploorima, vaatame äkki saame kuidagi sisse ka minna. Aga damn, see näeb nii äge välja. Mihkel, kas sa tead, miks see laeva vrakk siia jäeti? Seda ei teata täpselt, miks. Igatahes 1981. aastal väidetavalt jäeti ta siia randa. Üks võimalik põhjus on see, et laeva kasutati illegaalse tubaka salakauba veoks ja väidetavalt konfiskeerisid Kreeka võimud laeva, kui salakaubavedu avastati. Mina isiklikult arvan, et kui nad arreteeriti, siis ma ei usu, et see laev on võimeline tulema nii nagu siia mandrile, et siin on Tõsi, kuidas ta on saanud siia mandla? Et minu meelest ikkagi looduslikud jõud on need, mis peaksid ta siia poole tooma. Nüüd hakkab minema majja pesema. Sealt te näete. Ma näitan teile, milline see pesusüsteem siis on. Esiteks, selle auto ma ajasin siia puude varju niimoodi, et siin oleks nagu siuke väikene eraldatud ala. Et siin, kui te tegelikult näete, siis siin on, me oleme täiesti ümbritsetud erinevatest kämperitest, aga nüüd meil on siukene privaatne koht, kus Maie saab rahulikult ennast pesta. Ja kui valgust ei ole, kui on pime, siis mitte keegi midagi ei näe. Kuna see on liiga suur töö teha duširuum siia, siis hoopis võtta dušid välja. Hop. Ja nüüd mul on duš. Kell on 7 ning aeg on meie õhtuseks lemmiktegevuseks, milleks on raamatu lugemine. Aga täna me tegime ka kõrvale teed. Meil on pagarelist ostetud küpsiseid ning mandleid ja it's gonna be very awesome. Aga suur põhjus ka, miks mul endal nii mõnus on olla, on see, et ma lõpuks sain oma juukseid pesta. Ma ei olnud juukseid šampooniga pestud mingi üle nädala aja. Okei, ärge charge'iga mind, ma olen vännis praegu. I love it. Võtame küpsist. Maitseme. Esimene küpsis on selline. Oh my god. Täiega hea. Enamusi oma kohustuslikke kirjandusi ei põhikoolis ega gümnaasiumis ma ei lugenud. Ma vihkasin lugemist. Ma arvasin, et see on üks mõttetumaid asju üldse. Aga gümnaasiumi lõpus ma sain raamatutest aru. Esiteks juba see, et su sõnavara laieneb. See arendab su mõtlemist. Aga mis minu meelest kõige nagu tähtsam. Raamatutest on võimalik saada nii palju teadmisi ja see on nagu juba see, et okei, sul on finantsiliselt saad parandada. Saad oma suhteid teiste inimestega parandada. Saad oma suhet endaga parandada. Aga mul tuli selline hea idee. Mõtlesin, et mis te arvate, kui alustaks Kausipi Book Clubi, kus meil iga kuu oleks mingi raamat, mida kõik loevad ja sa ei pea rohkem raamatud lugema, lihtsalt see Book Clubi üks raamat kas või me valime selle koos välja mingi hääletuse teel ja on erinevaid. On mingid, mis on võib-olla rohkem arendavad, mingid, mis on ilukirjanduslikud. Ja saabki olla niimoodi, et mingid me saame ise valida, aga ka võib-olla need teie sõbrad saate saata raamatu soovitusi
võib-olla väikse kirjeldusega, miks me peaksime seda lugema ja siis kõik ülejäänud, kes Book Clubis osa tahavad võtta, siis saavadki vote'ida, et millist me mingi kuu loeme. Ja iga kuu meil oleks ka selline võib-olla paaritunnine kõne või kasvõi ka kokkusaamine. Sest nagu näiteks Sikestil on Run Club, Marial on oma see trennigrupp, Karin Larvenil on ka oma see Book Club, aga me teeks ka ühe Book Clubi. Ma arvan, et Book Club oleks päris äge asi. Ma arvan, et võiks alustada sellega, et esimeseks raamatuks me valime raamatu, mis me arvame, et meeldiks kõigile. Shoe-Dog. Ma mõtlesin ka Shoe-Dogi. Et eriti, kuna me kõik teame, mis Nike tänapäeval on, siis see tee, kuidas see siiani jõudis, see on väga-väga lahe lugemine. Seega me paneme alla Formsi linki, kui sa tahad liituda Kausipi Book Clubiga, kasvõi, ma ei tea, paariks päevaks, 1 kuuks, kasvõi natukeseks ajaks. Siis pane ennast kirja, saame teada, kui palju tahavad Book Clubiga osaleda ning siis me võtame kõigi teiega kunagi ühendust. Ja senikaua te võite, kõik, kes on sellest huvitatud, hakake lugema Shoe-Dogi. Parim raamat, mida me oleme lugenud. Aga meie loome edasi ning teie pange ennast kirja. Davai! Tšau! Ilm on läinud vahepeal ilusaks, päike paistab ja on aeg minna avastama seda mahajäetud laeva. Let's go! See on mitte veits sketši sinna minna, sellepärast, et seal sa oled nagu nii raua kolakate vahel, siis lained tulevad ja värk ja siis ei tundu väga ohutu nagu sorgelda seal praegu. Ma vaatan ohutult kõigepealt. Kui siit sisse vaadata. See võib sulle ju pähe. Päris äge on ta seest, aga jaa, ohsa. Lained on siin ümber päris suured, et sellepärast ma veits kardan. Muidu ma mõtlesin siit ka üles minna, aga vaadates seda metalli siin, siis ma ei usu, et ma üles hakkan ronima. Väga sogane vesi on, aga ei ole palju üldse näha. No nii, on aeg aru anda jah, et miks ma seal vees ei ole. Aga seal vees ei ole mitte midagi näha ja siin on mingisuguseid erinevaid kivisid ja muid rauatükke veel on täis, nii et see on nagu big no-go. Ei näe, on ohtlik, aga ma arvan, et ei ole hullu. Laev näeb siit juba mandri pealt päris kena välja. Võib-olla oleks aeg nagu roadtripid edasi. Ma arvan ka, tegelikult meil on üks salajane külaline ka tulemas, kes siis jõuab homme õhtul Sportasse ja vaatame, kuhu roadtrip meid viib. Maia pani mind maha ja kiirelt ma olen jõudnud siia apelsiniaeda. Nii et vaadake. Üks apelsin taskusse. Teine apelsin. Võtame veel kolmandaga. 3 imeilusat apelsini. Yes, heist successful. Aga teistestime. Korin ära. Ja mul ei ole õrna aimuga, millist teed pidi praegu Maps meid juhatab. Sest me oleme mingi random teel, aga... Aga kohe me saame teada, kas siin random teel on head apelsinid või mitte. Wow, mõgus väga hapu. Kuule, üli nice ju. Üli mõnus värske ju. Nagu just korjatud reaalselt. Kerid! Selline, Mihkel, ma just mõtlesin selle... Huvitav mõtte, Maia. Aga ega meil snäkid otsa ei saa, nüüd me sööme pagareris saadud trüflit. Ja samuti on meil veel üks sükene martsipani kolmnurk. Küll, aga me siin roadtripime edasi ja näeme juba varsti. Nüüd me lähme avastame Sparta laundromatti ja vaatame, kas me saame nüüd kõik riided ära pestud. Posso after washing... Considerò washing and drying... Sta 8. Correct. Kui palju? 8 euro. Θέλετε, για πότε θα θέλετε, πότε θα είναι έτοιμο. Δεν καταλαβαίνω. For tomorrow. For tomorrow, yes. Okay.
6-7 o'clock. Morning? Morning. Dixon. Morning. 11, good, yes, korra. 11, Avrio. Päris tubli. Bye. Kolumraadi. Midagi kreeka keeles, inglise keeles segus saime läbi arutatud. Nii et homme 8 euro eest me saame kõik oma riided puhta ja kuivana kätte. aga enne suppi tegemist, vaadake kui lahe uss. Ta on nagu peaaegu mu jala suurune. Okei, lähme nüüd edasi seiklustega. Teate, me ütleme nii, et otsime seda ööbimiskohta, eks ju, ja siis me ühe koha leidsime ja siis ma nagu sõitsin natuke valesti. Ja siis siin on väga kitsas tee ja siin kitsal teel ei saa ümber pöörata. Seega mõtlesin, et okei, ma sõidan edasi küll, mingi aeg jõuab mingi koht, kus ma saan ümber pöörata ja nüüd me oleme juba väga kõrgel mäe otsas. Ja nüüd me juba lihtsalt huvi pärast tahame näha, mis siin mäe otsas siis on. Kuhu see tee viib? Ongi jänku! Siin on jänkud! Oota, ära süüad, ära hirmud! Jänku! Oot, ära hirmud! Ta on nii nunnu! Oota, vaata, siin on lassianes ja me saame seal magada. Kuule, see on nagu meant to be ju. Ma lükkan tagumiku otsa ja siis saame alati välja sõita. Okei on. Vaat see on mingi next level camping spot. Nagu, ma ei tea, kas teie näete? Miks? No, oranžid asjad pagasnikust. Tule. No nii hästi. Aga lähme vaatame nüüd seda kena vaadet, mis mul ennem teile näitamine poolel oli. Siin ei ole kedagi peale jänkude. Ehk siis väga cool koht ja see vaade tundub imeline. Läätse suppi mäe otsas. What could be better? Ja Maia, sa rääkisid, et sa tahad valku ka, nii et võib-olla kütime mõne jänku ka siit. Ei, valgu ja. Siit valmib üks mõnus tomati läätse supp. Kuule, meil on kohe pesud valmis ju. Jaa. Saame oma trussad ja sokid ära võtta. Kalimera. Wait a minute. Nüüd ootame, et saada oma pesu. Siukeses huvitavas kohas ma pole elus varem käinud. Morning. 11, good, yes, korra. Aga eks igaks asjaks ongi esimene kord ja vaatame siis, kui hästi need pestud on. Έφερα τις ποδιές από ministry. Τα αφήνω εδώ. Arvan, et see mees seal üleval mõtleb, et mis see veider mees siin all omaette räägib. Aga ta ei tea, et ma olen YouTuber. Me karta? Nii. Thank you. Päris tobeli. Jassas. Ja nüüd ongi mul kolti täis puhtaid riideid. Vaadake, kui naljakas see naine ostab 3 hambapastat. Easy. Palun, lõpeta. Ilma lisatud suhkruga papaia. Päris huvitav. Viirislik ilma lisatud suhkruta. Jaa, ta on nagu nii maitsekas. Nii juicy ka. Me oleme jõudnud ühe siukse Sparta sõdajalase juurde. Nagu te näete, siis vanasti nad olid palju suuremad kui tänapäeval. Ja mis on eriti äge, siin on nagu säilinud veel väga graafiliselt selle seeliku alune. Ma näitan teile.
sa oled südamest nii laps, kui sa selle peale kohe mõtlesid. Ma ei tea, kas see on tõsi, aga mu isa rääkis, et põhimõtteliselt, et aretada välja sellised tugevad, võimsad spartalased, siis iga laps, kellel oli midagi natukene viga või ta oli kuidagi nõrgem, siis visati minema. Niimoodi see aretamine toimus ja nüüd on sellised suured võimsad mehed olid Spartas. Aga ma ei saa aru nagu, miks tal nagu nii lühike seelik on, selle nagu pool Pepsi on näha juba. Nagu mis on selle eesmärk? Ei no, mida mina leidsin, oli see, et Spartalastel olid lühikesed seelikud paaril põhjusel. Üks oli see oli mugav, Kreekas on ju väga-väga soe ning see rõhutas ka nende füüsilist vormi. Ehk siis praktilisus ja näidata ilusaid jalalihaseid. Ma ütleks, et jalalihased ei ole ainukesed asjad, mis selle seelikult välja paistavad. Ma nüüd tunnen natuke halvasti, et me selle Leonidase kuju üle nalja tegime, sest ta oli väga tähtis mees, ta oli üks Sparta 2 kuningast ja tänu nende ohverdusele Kreeka jäi vabaks ja pärslased ei võtnud Kreekat üle. Oleme nüüd siin kohas, kus vanad spartalased elasid, tegutsesid, treenisid ja kui vihm ei tundu selline eriti hea ilm, kus avastada, siis hetkel on see mega mõnus ja värskendav. Ja see vaade on siit lihtsalt ka väga kena. Et üli mõnus ja siuke peaceful. Järgmisena võtsime peale oma salajase sõbra ning edasi jätkub seiklus järgmises videos. Aga aitäh, et sa tänast videot vaatasid ning ilusat päeva jätku. Tšau!